Hans ja Grete. Kord ammu aega tagasi elas paksu metsa ääres vaene puuraidur koos oma 2 lapse ja naisega. Nad olid väga vaesed ning kuna sel aastal oli maad tabanud suur nälg, oli ka nende perel kitsas käes. Ühel õhtul ütles puuraidur oma naisele: mida me küll Hansule ja Gretele süüa anname? Isegi kõik varud on otsas. Mina tean, mis teha, vastas naine. Me viime nad metsa ja jätame sinna. Nii jääme vähemalt meie ellu. Kuidas, ütles mees seepeale. Ma ei saa oma lapsi niimoodi metsa jätta. Nad on veel väikesed ja nad suureksid niimoodi. Kuidas soovid, jätkas naine, siis sureme kõik 4 nälga. Kuid hirmus naine käis mehele aina peale, kuni sai oma tahtmise ja puuraidur jäi nõusse. Kuid Hans ja Grete polnud samuti tühjade kõhtude pärast und saanud ning kuulsid kõike pealt. Seetõttu, nii kui ema ja isa magama jäid, hiilis Hans välja ja korjas väikeseid valgeid kivikesi, mis kuuvalgel helendasid. Kui ta omadega ühele poole sai, läks ta voodisse tagasi. Järgmise päeva koidikul äratas võõras ema lapsed üles, andis neile tüki leiba ning nad suundusid 4 koos metsa poole. Teel viskas Hans iga natukese aja tagant maha ühe kivikese. Kui nad metsa keskele jõudsid, korjas isa mõned oksad ja süütas tule. Seejärel ütles võõras ema lastele, et nad tulevad isaga peaaegu tagasi ja käskis lastel rahulikult oodata. Lapsed tegidki nii. Lõuna ajal sõid nad oma leivatükid ära ja jäid magama. Kui nad õhtul üles ärkasid, mõistsid nad, et neid on maha jäetud. Kuid tänu maha visatud kivikestele, mis kuuvalguses helendasid, suutsid lapsed jälle kodutee leida. Kui isa neid nägi, kaisutas ta neid kõvasti. Võõras ema ka tõreles nendega kurjalt, küsides, kuhu nad jäid ja miks nad niimoodi oma vanemaid muretsema panid. Öösel alustas võõras ema sama jutuga. Me peame lapsed veel sügavamale metsa viima, kus jätame nad uuesti maha, ütles ta mehele. Kuid lapsed olid nüüd juba valvel ja Hans, kes ukse taga seisis, kuulis kõike suurepäraselt pealt. Ta tahtis välja kive korjama minna, nagu eelmiselgi õhtul, kuid võõras ema oli nad tuppa lukku taha pannud. Järgmisel hommikul vara valges kutsus võõras ema lapsed enda juurde ja andis neile mõlemale tükikese leiba lõunasöögiks. Metsas kõndides viskas Hans iga natukese aja tagant leivaraasukesi maha, et niimoodi teed märgistada. Kui nad sügavale metsa jõudsid, läks kõik nii nagu eelmine kord. Isa tegi lõkke ja ema palus lastel neid oodata. Lõuna ajal sõid lapsed 2 peale Grete leivatükke ära, jäid siis magama ning ärkasid alles õhtul. Hans ei kartnud, ta ütles Gretele, et nii kui kuu paistma hakkab, näevad nad maha visatud raasukesi ja saavad neid järgides koju minna. Kuid kahjuks olid raasukesed kadunud. Metsas elavad linnud olid need ära nokkinud. Hans lubas Gretele, et miskit viisi leiavad nad ikka tee koju, kuid see polnud sugugi nii lihtne. Lapsed kõndisid terve öö ja terve päeva, kuid ei leidnud teed metsast välja. Lõpuks pärast pikka ekslemist märkasid nad üht majakest. Ja oh ime! Majaka oli tehtud maiustusest, küpsistest ja kommidest ning aknad suhkrust. Oi, Grete, mul on kõht nii tühi, ütles Hans. Mina söön tükikese katusest, sina proovi akent. See tundub tõesti uskumatu. Hans murdis katusest tüki, et see suhu pista ja Grete nosis akna kallal. Mõne hetke pärast aga ilmus uksele üks heatahtlik vana naine. Tere, armsad lapsed, mida te üksinda metsas teete? Ma näen, et teil on kõhud päris tühjad. Tulge aga sisse ja ma annan teile igasuguseid häid asju süüa. Ta kutsus õe ja venna tuppa ja pakkus neile piima,
šokolaadikooki, mett ja pähkleid. Kuid tegelikkuses oli vanake hoopis kuri nõid ning ta keeras ukse lukku, et lapsed enam välja ei pääseks. Ja muutus siis laste silme all äkitselt armsast vanatädist hirmsaks vanaeideks. Ta võttis Hansu endaga kaasa ja pistis poisi vangikongi. Seejärel läks ta Grete juurde, kes oli magama jäänud. Äratas tüdruku üles ja ütles: "Nüüdsest pead sa hakkama oma vennale süüa tegema. Kui ta parajalt paks on, söön ta ära. Oi, kuidas ma seda hetke juba ootan." Vaene Grete oli sunnitud nõia käske täitma. Hans sõi nüüd maitsvaid toite, kuid Grete osaks jäid vaid leib ja vesi. Igal hommikul käis nõid Hansu vaatamas ning katsus poisi sõrme, et näha, kas ta on kosunud. Kuid Hans ulatas talle sõrme asemel hoopis kondi ning nõid, kellel oli väga kehv silmanägemine, ei saanud pettusest aru. Nii tundus Hans talle ikka peenike. 4 nädala pärast otsustas nõid Hansu ikkagi ära süüa, mis sest, et poiss tüsedamaks polnud läinud. "Aitab, mul on kõht nii tühi, homme söön ta ära," ütles nõid Gretele, kes selle peale nutma puhkes. Nõid aga jätkas: "Kõigepealt tahan ma aga leiba küpsetada. Ma tegin juba ahjutule. Grete, vaata, kas see ikka põleb korralikult." Loomulikult kavatses nõid ka Grete ära süüa. Nii kui tüdruk oleks ahju juurde kummardunud, oleks nõid talle hoobi andnud ja ta ahju lükanud. Kuid kaval Grete sai asjast aru ning ütles nõiale, et ta ei oska tuld kohendada ning palus siis nõiale ette näidata, kuidas asi käib. Grete plaan läks läbi ning kärsitu nõid ütles: "Hästi, ma näitan sulle," ning pistis pea ahju. Grete võttis kogu oma jõu kokku, andis nõiamoorile tugeva hoobi ning sulges ahju ukse. Seejärel jooksis ta kohe Hansu juurde, et vaene poiss vabaks lasta. Lapsed olid nii õnnelikud, et tantsisid ja hüppasid üheskoos rõõmust. Rahulike südametega võtsid nad kaasa nõiavaranduse ning läksid taas metsa, et kodutee üles leida. Peagi tunduski Hansule mets kuidagi tuttav ning pärast pikka seiklemist nägid Hans ja Grete lõpuks oma kodumaja. Kui isa neid nägi, ei suutnud ta oma silmi uskuda. Ta polnud kunagi nii õnnelik olnud, sest sellest ajast saadik, kui südametu naine oli teda sundinud lapsed hülgama, oli ta õnnetu ja kurb. Vahepeal oli võõras ema surnud. Isa ja tema 2 last aga elasid õnnelikult ja tänu nõialt saadud varandusele rikastena elu lõpuni.